noh, tervist, tervist, kallis Youtube'i tellija ja mitte tellija ja siis ka samamoodi klubi liikmed. meil on täna selline vahva tüdruk nagu Evelin külas. tere, Evelin! tere. ja enne siis ikka nii nagu tavaliselt, enne kui ma annan mikrofoni Evelinile, siis teate, kui huvitav case oli, kuidas ma Evelini leidsin. Siis Piia tegi ühe video Facebooki ja Facebookis oli hästi lahe, et niimoodi liigub, liigub, liigub ja siis ma mõtlen, opa, ma panin stopile kähku. vaatan, et seda naist ma tunnen ja tegemist oli siis poolvääriskividega ja see on nii lähedale minu südant, ma olen nagu väga austan neid asju ja ime ka, kui ma olen 16 sündinud ja kuna ta teeb ka ehete töötuba, siis mulle nagu väga harmoneerus ja siis ma veel panin veel ühe korra stopile, seepärast ma vaatasin, et ma tõesti tunnen seda naist ja ta tegeleb nii vingete asjadega ja kuna nüüd me just itsitasimegi Eveliniga, et me tunneme pea 20 aastat tagasi üksteist ja siis läkski meil juba kädistamiseks, et tema võiks tulla ja rääkida meile kõigile, millega ta tegeleb. nii et kallis Evelin, vahva, et sa tulid ja räägi, kes sa selline oled ja kuidas sa sinna teele üldse jõudsid, kus sa siis nüüd praegu oled, et ma nägin sind seal videos, et kuidas sa sinna jõudsid? Mhm. Aga aitäh kutsumast, Merike. et see on minu esimene podcast, kus ma esinen, nii et hoian pöialt sulle. tule lihtsalt, hoiame pöialt. aga minu teekond sinna vaimsele arengule ja üldse kristallide juurde ja nende asjade juurde, mis ma praegu teen, sai kuskil alguse 10 aastat tagasi. Minu toonane abikaasa tõi mulle niisuguse raamatu koju nagu Ennustamise salakeel. Ja oi-oi-oi, kui huvitav see oli, seal oli siis kõigist, ma ei tea, kohvipaksul ennustamisest, küünlavahast, tarakaardid, käejooned, numbrid ka muide, Merike, ruunid, kalliskivid, pendeldamine, no kõik huvitavad asjad. Võtsin siis mina selle esimese lehekülje lahti ja seal olid tarakaardid. Jess, Mhm. läksin kooli, ostsin tarakaardid ja nad ei rääkinud minuga mitte midagi. ohoh. Täiesti null. Aga ma sain sealt niisuguse info, et Evelin, see on sulle veel liiga vara, sa hakkad sellega tegelema 5 aasta pärast. kus sa? teate, ma ei ole selgeltnägija, ma ei kuule hääli aga nii. mul tuli sihuke teadmine. Ja siis ma mõtlesin, et väga huvitav. Ma Mhm. vaatan, mis seal raamatus siis järgmine lehekülg on, kui tarakaardid on praegu liiga vara. järgmine asi. Järgmine asi olid kristallid. ahah. Võtsin siis mina Google'i lahti, vaatasin, kas seal mingeid kursusi, värkisid on. Nädala pärast oli Kaia-Liisa Reinulti juures kristalliteraapia kursus. Hmm. Mõeldud-tehtud ja nii ma käisin siis tema kursustel, nii kristalliteraapia kui ka kristallireiki kursustel. mõlemad käisin läbi ja siis saigi nagu, ütleme, see uks avatud Mhm. minu vaimsele teekonnale või enesearengule, sest sealt läks edasi juba koputamistehnika ehk meta-EFT. seal läks, sai alguse, ma ei tea, konstellatsioon, ma ise seda õppinud ei ole, aga ma olen hästi palju juba 7-8 aastat käinud nendel Mhm. erinevatel kursustel. ja sealt see asi lahti läkski. Mhm. kui nüüd kristallidest või poolkiridest rääkida, siis kui ma need kursused kristalliteraapia olin ära teinud, siis üks töökaaslane ütles mulle, et Evelin, kuule, kas sa käevõrusid ei taha teha või? Ma ütlesin, Mhm. neid on iga nurga peal, ma ja. tõesti ei taha nendega tegeleda. No tee ikka. Ja see tee ikka ongi nüüd niimoodi, et, et ma teen töötubasid, nagu sa nägid, ja. ja neid mind saab kutsuda ka koju okei. erinevatel üritustel, olengi käinud sünnipäevaüritustel, lastepeol, ma ei tea, pensionäride ringis, siis isegi suurtel asutustel, firma suvepidudel olen käinud neid töötubasid tegemas, nii et see ampluaa on tõesti sünnist surmani praktiliselt. okei. väga huvitav selles suhtes, et kui sa alguses ütlesid nagu siis sellele töökaaslasele, et seda on kõik nurgad täis, aga kuidas sa oled nüüd praegu tunned, et tasus riskida, tasus hakata sellega tegelema, et kui sa ütled, et sa oled käinud juba mitmes kohas, ja et tunne on tugev. mulle väga
ja sest mulle väga meeldib see loomise protsess. Mhm. mulle meeldib näha, kuidas kliendid valivad omale neid kristalle ja kuidas nad pärast vaatavad neid sedeleid, et mis see kristall või poorvääriskivi siis nagu tähendab. ja siis nad ütlevad, et jess, see on täpselt minu jaoks. et see on nii lahe, kuidas inimesed võtavad endale sealt karbikestest täpselt selle kivi, mis neil parasjagu vaja läheb. väga huvitav. Ma nüüd vahepeal, nii nagu ikka te kõik kuulajad teate, siis ma ikka ühendan natukene seda edukuse koodi siia. aga ma tahaks hullult ikkagi ütelda, et meil ei olnud kokku lepitud, aga ma nüüd mainin, et sa oled sündinud 11. päeval. Ja miks ma seda Mhm. mainin, siis see on selline, ikka me räägime meistrinumbritest, on ju, aga siis see, et sina, kallis vaataja, kes sa oled 11. päeval sündinud ja oled mõelnud, et tahaks ka sinna minna, aga noh, see on mingi jama värk, vaata see vaimsuse värk, et ma tean küll, ma ise ka kunagi olin sellises, et see las jääb mingi sinna pühakutele. nüüd ma ise ka liigun siin vaimsuses, aga 11, mu poeg on sündinud 11. päeval ja siis tema oli esimene tüüp siis, kes mulle meditatsiooni õpetas. istusime siin jah, ristis ja siis tulid koerad nuusutama, ta ütleb, emme niimoodi ei saa. ja tegelikult näete, see vaimsus on olnud arvatavasti sul, Evelin, ka kogu aeg su sees, lihtsalt ta Mhm. ootas seda momenti, millal ta nagu plahvatab. ja väga huvitav. ma vaatasin, et siis, kui sa rääkisid raamatust, siis sa vaatasid kogu aeg kuhugi vasakule poole. kas see raamat oli see kõrval praegu? ja see raamat on mul kõrval, aga kuna mul on, ma ei näe Võtad seda, natuke mul on see tagasi. udustatud see, jah, mul on udustatud Oh, see, aga see on super. niisugune ja, ennustamise salakeel, jah. ja, ja väga, no vahepeal nägi väga hästi, nii et pange pausile, sellepärast et mingi hetk ta väga hästi näitas ennast. ma mõtlesin, et vaata, nägin su pilku kogu aeg, et sa vaatad sinna, Mhm. et nii mõnelegi võib-olla on ka see selline ukse lahti tegemise koht, et kui sina nagu said sealt niinimetatud valgustatuks või ikka mega huvitav ja tead, mis mina praegu kuulasin sind ja mõtlen, et aga kust sa said, kas seal raamatus oli kirjas, et 5 aasta pärast on sinu aeg? ei, see tuli, see info mulle kuidagi, nagu ma Mhm. ütlesin, et ma ei kuule hääli, ma ei ole selgeltnägija, Mhm. aga ma teadsin, et see on 5 aasta pärast ja tead, kui oli 5 aastat mööda läinud, siis juhtuski niimoodi, ma mõtlesin, et nii, nüüd ma olen piisavalt arenenud ja ostsin omale ja käisin kursusel, ma käisin tarakaardi kursusel ja Mhm. seal kursusel oli üks tüdruk, kellel oli Lightsabe'i tarakaardid ja need kaardid räägivad minuga ja Mhm. sealt läks lahti. okei okay., sest vaata, tarokaarte on ka ju erinevaid, eks ju. Ja. täitsa lõpp, kui sa hakkasid, tead, rääkima, ihukarvad tulid kohe siit niimoodi kuskilt. täitsa uskumatu, vaata jällegi me kõik räägime siin mingitest märkidest, on ju, kui sa ütled, et sa ei ole selgeltnägija, aga kuskilt märk tuli ja nii see läkski. ja no näiteks nüüd, kui lähme sinna sinu edukuse koodi juurde, et see on 23275 ja see, et kuidas sa teed neid töötubasid ja kõike muud asja, teate, kui on kahtesid väga palju inimesel, siis see viitab sellele, et sul on väga tugev intuitsioon. ja ma selliseid inimesi nimetan siis, et nendel on kolmas kõrv ja kolmas silm. ja sul on sünnimärk veel siin, Ja praegu on. panin tähele siis, kui ma valmistasin peas, et ma hakkan rääkima kahtedest, vaata täitsa lõpus on see siin olemas kohe. ja tegelikult on ka see, et sa oled kindlasti oma elus tajunud ka mingeid momente, et sa tead justkui nagu mingeid vastuseid, aga sa ei tea, kus sa neid tead. Jah, noh, nii nagu see tarakaardi lugu oli, eks No ole. ja just ja, seesama ja vastus. et täpselt, number, jah. number 2 on väga hea diplomaat, väga hea läbirääkija, tahab alati, et oleks nagu rahu majas, kõik saaks omavahel nagu hakkama. ja kui sul on veel 2 korda, siis sul on veel ka niimoodi, et kui sa kuskil seltskonnas oled, sa võid olla tuima pilguga ja sa tajud, kes valetab ja kes mitte. Ma ise ei oska ka valetada, muide. no vot, ei oska veel valetada ka. ei oska. kohe näeb ära. ja aga siis räägi mulle üks asi, mulle nii meeldib ma isegi ei tea, kas sa pead rääkima, natuke tahtsin jagada, ma olen üks kord käinud ka kuskil mingisuguses töötoas, õigemini poes oli selline kõrval augukene tehtud, kus sai siis valida. ja Mhm. siis sa ütlesid ka, et kuidas sulle meeldib see, kui kliendid nagu tunnetavad. kuidas sa seda asja teed, et kas sa siis ma ei tea, paned mingi viiruki seal põlema või lihtsalt inimesed tulevad ja siis ütled, et ma ei tea, pane käsi peale, hakka tunnetama. kuidas see asi käib? väga hea küsimus, Merike. jah. mul oli just viimati töötuba kodus siin ja siis Sigritile terviseid, mis vaatab ka seda varsti.
ja tema siis tegi omale käevõru ja noh, see on viimane näite, mis mul on hästi meeles ja siis ma rääkisin, et kui mul tuleb nagu tellimustöö, et siis ma ei pruugi seda klienti üldse tunda, teada. ja mm. kui mul tuleb tellimustöö, siis ta ütleb, noh, mul on öeldud niimoodi, et aga tunneta ja vaata, nii nagu sinagi ütlesid mulle, onju, et tunneta ja vaata, et mis sobib. ja siis ma teen selle asja valmis ja ma teen igaks juhuks teise ka, et tal oleks valikut. Mm, aga 99,9% inimene ütleb, et see, mis ma nagu esimesena tegin, ma ju ei ütle, mida ma esimesena tegin, mhm, et 99,9% ta valib selle, mida ma tunnetasin. ja kui nüüd rääkida sellest viimasest töötoast, mis mul oli, siis jah, et Sigrid tegi siis omale käevõru ja siis, kui ma seda juttu rääkisin, siis ta vaatas mulle otsa ja ütles, et Evelin, tunneta mind ja palun tee mulle ka. aga ma olin seda inimest näinud võib-olla kaks-kolm mhm, korda ainult, onju. ja, ja ma ei tea, kust see tuleb, see lihtsalt tuleb kuskilt, sest ma võtan ja panen ja siis ta ütles, et see on täpselt see, mida ta nagu vajaks ka. mhm. jah, et see on nii huvitav, et ära küsi, kust see tuleb, ma ei tea. see tuleb kuskilt sealt ülevalt. aga see oli siit nagu kui ma ütlesin sulle ka, õigemini siis noh, kõigile teadmiseks siis maala, ma leidsin ühe maala kuskilt riiuli pealt, ostsin endale, sest üks kirjaliku kliendi soovituse järgi ta ütles, et ta soovitab mul maalat võttes, kuna ma väga palju inimestega tegelen, et oleks mul mingi täitsa ise oma isiklik maala. ja siis, kui ma nägin sinu kodulehekülje peal, seal saab ka ära mainida teraapiat ja ehted.ee, siis Evelin ütles ka, et seal on tal mingi maala, et vaata, vaata, mis see on ja siis ma vaatan, opa, seal on täpselt minu oma. ja ütleb, oh, see on juba ära müüdud, seal lihtsalt pilt on üleval. ja siis ma ütlesin, et tee siis mulle ja siis, kui Evelin näitas ühte pilti vahepeal nendest kombinatsioonidest ja siis ta kirjutab mulle niimoodi kuivalt ilma naeratuseta, et tal tulid külmavärinad ja siis ma mõtlen, oot-oot-oot, ei tea, kirjutasin ka sulle, et kas see on hea või halb, et nüüd ma ei tea nagu mida teha, vaata, kas muretseda või siis olla nagu väga õnnelik siin teisel pool, et Soomemaal. ja siis ma ei mäletagi, kas sa üldse ütlesid selle peale midagi või jätsid mu sinna oma tunnetega vaikselt posima siis ma mõtlen, ei, ma võib-olla ikka. ütlesin küll, et see on see õige, et see on nagu konstellatsioonis, et kui sa oled välja peal ja mingi õige lause öeldakse või õige mõte öeldakse, eks ole, ja sul tulevad külmavärinad peale. et mul on tõesti ehede töötoas olnud niimoodi, ma olen seda tundnud ka siis, kui ma näiteks tarakaarte laon ja tuleb mingi õige vastus. et Mhm, ma olen hakanud nagu seda tundma, et see on hästi oluline mulle. noh. mhm. Hullult huvitav selles suhtes, et vaata, su edukuse koodis on nüüd number 3 ka, mis viitab sellele, et sa pead olema nagu justkui pildis ja tegema neid asju ja vaata, kui hästi harmoneerub see töötubade värk ja see, kus ma nägin nüüd see Piia Laada video, sa oledki pildis. et mind hullult huvitab üks selline asi, enne kui sa nüüd seda raamatu lugemist ja nii edasi, milline su elu nagu ütleme versus vaimne pool, kus sa nüüd praegu oled ja siis nagu tagasi, kas sul oli tükike vaimsust ka seal, et kas nagu kuskil südames oli või sisimas või sa noh, kui tahad, siis võid natukene ütelda, et millega sa siis tegelesid ja kas vaimsus oli sinu jaoks totaalne null või et jälle näiteks mõnele Mhm. inimesele. Ma ei ütleks, et totaalne null, aga need märgid olid kuidagi väga huvitavad. mul on meeldinud juba 15-aastasest saadik mererannas olevad kivid. Mm. Mhm. sest kui ma olin 15-aastane, olin Mustamäe ääres pioneerilaagris ja ma leidsin sealt auguga südamekivi ja auk oli seal sees. Issand, kui armas. ja teate, ma olen täna 60 ja see auk on juba kinni kasvanud seal kivis sellepärast, et ma olin nii noor, kui ma selle sain sealt, onju. et mul on, ütleme, siuksed kivid on mul nagu kogu aeg meeldinud Mm. ja ütleme, et sihuke kaardi ladumine ja sihuke müstiline pool samamoodi, aga ega ma enne ei tegelenud nendega. Mhm. ei. aga siis, kui sa nägid, et keegi kuskil sealpool vääriskividega tegeles või tarokaartidega, et kas sa oled käinud ennustaja juures ka näiteks enne seda, kui sa ise hakkasid tegelema? ja ma olen käinud siis, kui ma olin sihuke 20, 25. ahah, siis ma käisin, ma elasin tookord Haapsalus ja siis ma käisin ennustaja juures ja tead, see läks täiesti täppi. Ta päris läks lõbus. täiesti täppi ja, ja
ja kui rääkida nüüd sellest veel ühest huvistavat asjast, et kui ma seal Musta mere ääres olin, kui ma seal 15-aastane olin, onju, siis sealt oli Rakverest üks tüdruk, meil oli seal üle Eesti olid kõik noored koos. seal oli siis nagu sihuke töö- ja puhkelaager oli meil seal. ja noh, ta ei olnud nagu Artek, aga ta oli midagi teistmoodi. Mhm. ja seal üks Rakvere tüdruk ennustas mulle ka kaartidega ja see pani nii täppi, et kõik ta ütles, mis mu elus juhtub ja et viimane asi, et ütles kõik ära, onju, ja siis nad kõik hakkasid järgemööda minema täppi mul. ja siis, kui ma oma viimast last ootasin, siis kui ma käisin ultrahelis, siis see arst ütles mulle, et teil sünnib tütar. mina ütlesin, et ei ole, ma tean, et mul sünnib poeg, sellepärast et kõik asjad olid nagu täppi läinud ja see viimane oli siis veel Puudu minemata veel. puudu ja sündiski poeg, nii et jah, ma olen huvi tundnud sihukeste asjade vastu enne ka. väga huvitav, aga siis näiteks kaua sa nüüd oled praktiseerinud tarokaarte? ma arvan, et see on kuskil 5-6 aastat juba. et peale kursusi, et ma hakkasin lihtsalt ise harjutama peale kursusi ka Mhm. laskma ja tänaseks päevaks ju või õigemini ma olen juba mitu aastat oma kodulehel, mitte kodulehel, vaid Facebooki lehel, mis on seal kristalliteraapia ette, iga nädalavahetusel panen siis üles ka järgmise nädala, kas siis ennustused või et mis energiad järgmisel nädalal on, et inimesed siis valivad, missuguse kaardi nad valivad. Mm. ja sealt ma kasutan mitte ainult tarokaarte, vaid minu lemmikud on ka metafoorkaardid. Mhm. ehk et need on niisugused kaardid, millel ei ole mingit kindlat tähendust, vaid see on pildiga kaart ja üks aeg ma näen sellelt kaardi pealt ühte asja, klient näeb teist asja, kolmas klient kolmandat asja. et mulle väga meeldib neid metafoorkaarte ja tarokaarte match ida nagu kokku. et Mhm. kui ma nagu teen kliendile neid ennustusi, et siis ma samamoodi lasen, me teeme neid niimoodi koos, et metafoorkaarte ja tarokaarte koos. ja väga siis ta huvitav. tõendab seda metafoorkaardi ise, see tähendab seda, et see tema energia on ka seal, tema alateadvus on juba ka seal nagu Mhm. selles töös sees. aga siis, kui näiteks klient on sulle andnud tagasiside, et Evelin, sa ei kujuta ette, et kõik on niimoodi läinud praegu, nagu sa ütled, et siis on raudselt selline see on nagu nii hea tunne kindlasti, eks ju. on, ja ma usun on. ka. See on nii ja, ja, huvitav. ja sa hakkasid ütlema ja ma midagi. olen seda tagasisidet ikka saanud mitu-mitu aastat, et võib-olla kui nagu aastaennustust teha, et siis võib-olla mingi kuudega läheb nihkesse, aga muidu on küll niimoodi, et nii täppi, et ma olen seda tagasisidet saanud ja siis mõtled, jess, töötab. tead, kui naljakas asi mul praegu tuli, ma vaatan su silmi ja tegelikult ma neid silmi ikka mäletan 20 aastat tagasi ka ja su lastel minu meelest mõlemal on pruunid silmad, aga see, mis mul praegu köitis silma, mu poeg on ka 11. päeval sündinud ja tal on sellised rosinapruunid silmad ja sinul samamoodi. teate, mul tekkis praegu soov, sina, kes sa praegu vaatad, mees või naine, kirjuta, kui sina oled sündinud 11. päeval, kas sul on ka pruunid silmad. sest täitsa lõpp, saad aru, meil oli vestlusõhtu oli nüüd Tallinnas pühapäeval ja seal tuli minuga rääkima üks 11. päeval sündinud naine ja tal olid ka pruunid silmad. ja ma väga praegu huvitav. mõtlesin ja sa rääkisid tarokaartidest ja elasin kaasa ja siis mõtlen, et täitsa lõpp, et aga pruune silmi ja 11 ma olen nüüd nii palju näinud. et siin on näiteks üks asi, natuke hüppab nüüd praegu meil välja nagu siit kontekstist, aga kuna on numeroloogiline kanal, siis ma olen tähele pannud, et 29 sündinud inimestel on helesinised silmad või pigem sinakas hallid. ehk siis teie, kes te nüüd kuulate, pange tähele oma tuttavaid, minge puurige silmi, kui on 11, kas on pruunisilmne või mitte ja 29, kas on selline nagu natukene nagu udused, aga sellised pigem hallikas sinised ja reeglina on nad kõik sellised, et vaadake, selline tähelepanek, kommenteerige palun siia. elage kaasa, uurime inimesi. nii, teadmisega nüüd läheks edasi selles suhtes, et üks hästi huvitav number on edukuse koodis number 7, mis esiteks viitab sellele, et online töö sobib sulle väga hästi. no ütleme, online töö. no mis see tähendab, mina veel ütlen nagu laiemas mõistes, et sulle sobib töö klientidega ja et see peaks olema vaheldusrikas.
et täpselt. jah, ja nüüd, kui ma kuulan sind, on ju, siis naine nagu lill õitseb siin, kuidas saab hästi inimesi aidata, teeb siin poolvääriskividega töötubasid ja siis tarokaarte ja areneb ise samal ajal ja pluss on sul veel mingi põhiasi, millega sa tegeled. ja pluss lisaks on veel number 7 selline aktiivne liikumise number. et oskad sa niimoodi umbes ütelda, kui mitu korda sa oled elus mitte reisinud, kolinud? Oih, ma no olen kolinud ikka hästi palju, sest ema mul kolis hästi tihti. mhm. Selles mõttes juba olen kolinud ja kui on juba täiskasvanud olnud, et siis ka ikka üks, kaks, kolm korda vähemalt, et ma olen ja hästi palju kolinud, et ma ei ole niimoodi, et ma olen sündinud Pärnus ja elan Pärnus, et ei, Mhm. ma olen terve Eesti läbi kolinud, ma olen isegi Vormsi saarel elanud Oh, no väga hästi. et teate, mis teie 7 omanikud ka, et ma nüüd meenutan veel Evelini seda edukuse koodi, et võib-olla sinul, kes sa nüüd vaatad seal, et sul on samasugune kood, et see on 23275. ja et siis number 7-ga on vaata selline huvitav asi, kolimine on ju alati tore, aga vahest me kolime ju mingisuguse asja pärast ja noh, olude sunnil, eks ju. ja 7 üleüldse, kui on edukuse koodis, see viitab transformatsioonile ehk siis see, et me ise tekitame elus nagu kriisiolukorda. nüüd see ei puuduta ainult kolimist, et sul on nüüd see 7, minul on edukuse koodis 3 7. eks minu elu ongi ainult kriisi tekitamises ja kriisi lahendamises. et see on nagu, kriisi saab võtta ju heas mõttes, kriis ei tähenda ju alati paha. et saad aru, selline noh, mis see on, kriisiolukord, kõige lihtsam, kellel on number 7, tal tuleb hommiku pähe, et kutsuks õed ja vennad kõik külla. kohe, põmm, mees on jumala sassis omadega, kodu on koristamata, kes see süüa teeb ja siis hakkad oot-oot-oot-oot-oot-oot-oot-oot, ajad asjad kõik korda ja korraga ongi põmdi, kõik asjad on organiseeritud, aga endal on tohutu stress, mingi 2-3 tundi vähemalt. ma ei tea, kas sa tunned ära, kas sul on ka selliseid piirdeid, sest sul on üks 7 olemas täiesti. jaa, absoluutselt ja kui ma olen mõelnud, et võtad siin esmaspäeva hommikul, võtad oma kalendri lahti, vaatad, kaks üritust ongi ainult, otsime kohe midagi juurde ja 3-4 minuti pärast on mul kalender üritusi täis, on ju, kus on, ma tahaks minna ja mida teha. et mul on sihuke impulsiivne, jah, ja vastab tõele. no mega huvitav selles mõttes, et teate, ega ei olnud nagu naljaasi meil nüüd tänane päev kokku leppida kell 6, seepärast et meil ikka vist 2 nädalat tagasi me seda siin sättisime ja siis Evelin ütleb, et oi, aga siin on mul ka mingi asi. oi, aga siin on ka mingi asi. ja siis me kõkutasimegi naerda, sellepärast et kuskil oli minul mingi asi ja siis oli Evelinil ja siis me mõtleme, et okei, lükkame veel edasi nagu tugevamalt, et päris vinge, ütleksin niimoodi. ja siis puudutaks nõksukene number 5 ka, sellepärast et see väga tugevalt on seotud sinu töötubadega. teate, teie, kellel ka on edukuse koodis number 5, see tähendab tegelikult niimoodi sügavamas mõttes vaimset õpetajat, oskab keerulisi teadmisi lihtsas keeles edasi anda. mida sa teed ka oma poolvääriskividega tegelikult, ütleme isegi tarokaardid. ma olen ise ka tarokaarti kunagi õppinud ja ma olen väga teadlik, et ma hakkan nendega uuesti tegelema. Siis kust sa tead? sul tuli ka mingi info või? ei tulnud, siis tegelikult tuli küll, minule ütles üks Venemaa šamaan, mul ahah, siin no vot. viimane lahkuminek oli nii crazy minu jaoks, ma mõtlesin, et ma suren ära peale seda, aga ei surnud midagi, ellu jäin, võtsin järgmise mehe. et selles mõttes, aga see šamaan ütles, et see oli algusest peale vale värk ja see, et ma tarokaartidega tegelen, ta ütleb oi-oi-oi, alles 55-aastaselt saad sina sellega tegeleda. ma ütlesin, noh, ma ei tea, võtame siis väikse pausi ja hakkame siis midagi muud tegema. aga tuligi jah, numeroloogia, nii et arvatavasti vaata, oli vajagi sellist asja. aga kisub mul väga sinna, sest mul hakkasid kohe rääkima, ma võtsin ka koolituse ja mul hakkasid kohe rääkima. oota, kuhu ma tahtsin jõuda? nii, 5. viis jah, vaimne õpetaja. jah, vaimne õpetajad ehk siis tegelikult, kellel on 5 siis palju edukuse koodis, siis nad oskavad keerulisi asju nagu lihtsamaks rääkida ja samas, kui sul on 5 ja 1 või rohkemgi, sul on kohustuslik anda õpetusi edasi. mis 5 miinus on see, et kukub targutama. mis me lastega teeme, ikka targutame või mehega, paned paika kohe. kahvel ei käi sinna. mis asja? et no ühesõnaga, aga näed, selle poolvääriskividega sa tegelikult teed nii võimast tööd,
et see oleks patt näiteks, kui sa neid asju ei teeks, siis oleks sul energia totaalselt kinni ja mis me teeme kinnise selle energiaga, ongi see, et me räägime lihtsalt mingit jama suust välja, kirume naabrinaisi, tööpaiku ja nii edasi. et ma olen väga uhke su üle, et aitäh. ole hea, mul on nagu selles mõttes lust, et meil kõigil on omad miinused olemas, seepärast et ega siis miinused ju ka vürtsitavad meie elu. aga mul on selline küsimus nüüd. sa teed neid poolvääriskivi töötubasid. see vajab siis Mhm. selles suhtes, selle kohta on ka infot sul arvatavasti nii selle kristallteraapia ehted olemas, on ju, selle lehe peal ja siis ka sinu kodulehekülje peal siis teraapiad ja ehted.ee, et seal on kontaktid, kus siis sinuga saab ühendust võtta ja siis kokku leppida, on ju? Ja ehk et seal veebilehel teraapiateehted.ee on siis kirjas need teraapiad, mis ma teen, kristalliteraapiad, kristallireiki, koputamistehnika. See on siis oma emotsioone osata paremini hallata. Mm. Ja seal on ka siis töötoa reklaamid ja on ka e-pood ehk et kus saab valmis ehteid juba osta, seal toodete all leiate siis e-poe ka. Mhm. Ja Facebooki lehel siis alati reklaamin ka iga kuu alguses, et mis töötoad siis plaanis on. Et siin Pärnus ma nüüd, kuna ma olen aasta ainult siin Pärnus elanud, siis ma olen neid tarotöötubasid nagu parema meelega teinud, sest see on nagu huvitavam ja sihuke intrigeerivam mulle. Ja ma olengi kutsunud enda juurde inimesed siin Pärnust, kes kas ise natukene juba proovivad laduda või kes ka nagu huvitab, aga ei tea, kas ikka hakata tegelema või et siis me nagu koos loome selle ja üksteisele ka siis paneme kaarte ja isegi juhendame, et see on nii lahe energia, mis sealt tekib koos. issand, kui huvitav, ma räägin alati siis, kui mul tuleb keegi külaline siia, siis see ei ole juhus, sellepärast et alati me ju peegeldame kõik üks-ühele ja mul siin sügeleb kogu aeg üks tarokaardi pakk, et vahepeal teen ta jälle lahti, siis mõtlen, oh, mul on veel nõksu aega ja siin nagu käed sügelevad kogu aeg. räägin nõksukene sellest tarokaardi töötoast, et näiteks kui palju sinna tuleb inimesi. ma saan aru, et selle sündmuse, kui sa selle teed, siis sa paned selle kodulehele üles, on ju, et huvitujad saavad ja sellest info ja jah, räägi. seal võib tulla, ma ei tea, ühest inimesest kuni 50 inimeseni on ju, Nii et palju. olenevalt siis kas aeg klapib või mitte. Mhm. ja, mõtlen, kuidas sa ja seda nii. teed, et kas sa oled seal laval, räägid sellest või kui on vähem rahvast, siis ei, on ju lihtsam, ei, eks ju. mul on niimoodi, et mul on hästi palju erinevaid kaarte, ka metafoorkaarte erinevaid ja siis me vaatame, et mis küsimusele me vastust tahame saada. mul on need kõik kaardid laua peal ja Mhm. siis me siis valime, et kas me võtame täna ühe tarakaardi ja võtame siis metafoorkaardi, esitame küsimuse ja siis tõlgendame seda. Mhm. sa räägid, meie tõlgendame, ehk siis need inimesed, kes sinna tulevad, saavad ka jah. rääkida kaasa. Mhm. Ja nemad ongi, nad on nagu selles protsessis sees, ei ole niimoodi, et mina ütlen, et vot nii ja nii ja nii on. ei Mhm. ole, et kuna metafoorkaardi tõlgendus on ju inimesel endal ja siis ma panen taro juurde ja kui tema üldse nagu tarot ei tea, siis ma nagu toetan seda, et mis nagu taro ütleb sellega. sest ega tarol on ju ka tegelikult pildid ja need pildid ka ikkagi on väga kõnekad. eriti kui on Jaa. õiged kaardid, eks ole, jah. Nii huvitav. issand, isiklik küsimus, aga ma küsin publiku ees ikkagi, väga huvitav, ma arvan, et praegu keegi kaamera taga ka hullult niheleb, tahaks ka teada rohkem. kui sa käisid nüüd seal tarokaardi kursusel, et jah, kuidas sa hakkasid seda harjutama või kuidas see tarokaardi värk sulle nagu külge jäi, sa ütlesid küll, et teatud tarokaardid hakkasid nagu kohe sinuga rääkima, eks ju. ja et siis ma võtsingi selle paki, mis minuga rääkis ja ma iga päev proovisin mõelda mingi küsimuse välja ja vaatasin, mis vastus tuleb. alguses oli ikkagi väga palju vaadata raamatust, et mis see mingi kaart tähendab. või mm, kuskil Facebookis ma kõik vaatasin, kuidas need teised inimesed laovad, kuidas nad neid tõlgendavad, kirjutasin oma raamatusse veel mingisuguseid märkmeid üles, on ju, mhm, ehk et seda nagu paremini teada.
ja nüüd on niimoodi, et noh, praktiliselt ma sinna raamatusse enam ei vaata, et ikkagi jäävad pähe, et see on täpselt nagu kristalli nimes, et kui kristallisid on 2000 nimetust, eks ole, et neid on võimatu ju pähe õppida. aga ma usun, et need 50-60 nime on mul ikka peas, mis mul seal karbis on, et see on lihtsalt praktika, praktika ja veel kord praktika ja proovida panna ja siis, kui sõbranna külla tuleb, siis sõbrannale proovida panna ja nii edasi. ja täpselt nii, see on sama nagu mõni imestab, et kuidas ma nende numbritega niimoodi mängin, aga kui sa kogu aeg ikkagi päevast päeva tegeled nendega, siis see on väga lahe. Kas näiteks neid poolvääriskive, kristalle saab näiteks tarokaartidega ka kuidagi seostada? ja ma olen ka teinud niisugusi ennustusi, kui ma panen nüüd järgmise nädala kaardid, eks ole, sinna ütleme, et seal on 5 kaarti ja siis ma panen sinna kristallid ka peale ja Mm. siis see tarakaart match ib kristalli omadustega ja see, kuidas see kokku läheb, see on ka nii lahe, mul tulid praegu külmavärinad peale et väga hea Usku. mõte, ma ei ole seda ammu teinud, et ma nüüd see nädalavahetus proovin selle ka nüüd teha ära, sest seda ma tegin vanasti tihemini kui praegu. Ja mul tundub teada, et ma pole vist sinu Facebooki vist liitunud, aga ma teen peale seda ära, kui ma nüüd ei ole teinud. Äkki olen, aga ma ei mäleta. Ma küll alati kõigile luban liituda igale poole, aga kuna ma ise ei käi niisama aega veetmas Facebookis, ainult vastan küsimustele, et siis ma väga palju seal ei käi. Tead, kui naljakas, nüüd tuleb vägisi praegu üks mõte. See, ma ei tea, Aurora, tead sellist ühte ja, ennustajat ka? ja ja, ja, ja. vot tema postitust nägin, ise alles rääkisin, et ei käi Facebookis ja kõike nägin. Kuidas ta ütles, et TikTok on täis neid ennustajaid ja kõike muid asju ja kuidagi nagu selline, no ma ütlen päris tõsiselt nagu selline Mhm. miu-miu-miu selline kõne oli, onju. ja mina mõtlen, et teate, numeroloogia on ka nagu väga palju ja näiteks Evelini jutt just, et kui sul töökaaslane nagu ütles, et äkki sa hakkaksid sellega tegelema, kui sa ütlesid, iga nurga peal on neid, eks ju, ja nüüd siin sa ja, oled, onju, nüüd sa tegeled. Mina mm, olen seda usku, ma arvan, et sina täpselt samamoodi, et kui sa ikka armastad oma asja ja teed, siis igale ühele on kuskil keegi. et ja täitsa õige, ja. jah. ehk et kui sa teed seda südamest entusiasmiga, siis see paistab välja, see Mm. paistab klientidele ka välja. Et jah, kõige hullem on see hirm lihtsalt nii, nagu sa just ütlesid, et sul samamoodi, et noh, umbes, et iga nurga peal tehakse. ma kunagi hakkasin ka koristusfirmat tegema siin Helsingis ja mulle öeldi ka, et iga nurga peal on, aga sisetung oli nii suur teha. aga väga hästi läks, selles suhtes ma ütlen, et vahet pole, lihtsalt tehke, ärge kartke, ärge kuulake teisi jutte ja ärge kuulake oma mõistust, mis teil räägib, kuulake intuitsiooni või ja, südant, ma ei tea, kus pool kellelgi on süda, mul praegu on vasakul. Nii, kuule, kallis printsess, mul on veel üks sulle selline küsimus selles suhtes, et kui nüüd sul olid need koputamise tehnikad, nüüd ma võib-olla ütlen valede nimedega. no, huvitav, ma käisin kunagi NLP-d õppimas Pärnus kusjuures. esimene aasta käisin ja siis seal oli ka koputamise tehnikas, mul on lennuhirm. ja siis mhm, vot seal ka üks lektor ütles, et koputamise tehnikaga saab sellest lahti. mitte kas lahti, aga seda saab kontrollida. Ma ei tea, mhm. kas sa tead sellest midagi, sa nüüd noogutad väga hästi, et kas tahad midagi rääkida? Läks sul üle või? proovisid seda või? No proovisin, aga ikka nüüd ma võtan mingisuguseid tuimestavaid asju ja siis, mis arst nagu mulle andis ja siis ma olen seal natukene teises maailmas. loen raamatut, aga Mhm. ei mäleta, mida ma loen. ei ole nagu süvenenud sellesse rohkem, aga mulle väga meeldis see NLP ja siis ma tahtsin, et sa natukene räägiksid nendest rohkem, mis sa ütlesid, okei okay,, tarokaardid, siis need poolvääriskivid on ju, ja mis need asjad veel olid, mida sa tegid ja kus sa neid Mhm. teed, et ma saan Mhm. aru, et töötoad ju liiguvad ja tarokaarte ka, et sa teed ka neid kokkusaamisega. näiteks kui nüüd ma tahaksin tulla sinu vastuvõtule, et kus sa teed seda ja neid teisi asju ka Praegu ma olen vastu võtnud oma kodus mm? -hmm. üks-ühele ja koputamise ehk EFT-d ma teen kord aastas, tavaliselt jaanuarikuus. ja miks ma soovitan sellele kursusele tulla, on see, et tõesti, et kui sa tunned, et sa ei suuda oma emotsioone talitseda, no niimoodi viskab kopsu üle maksa, et lase olla. Mm. et siis on see hästi lihtne tehnika, ta on hästi lihtsalt ju selgeks õpitav, ta on alati sinuga kaasas, sa ei pea midagi ekstra ostma, sest sul on näpud, näpud kõik ja koputama nagu küll. kõik on kaasas, on ju. ja, jah, minul on see koputamine väga-väga palju aidanud ja see, et ma ei lähe üldse närvi. et mul õde ütleb, et sa oled nii vastikult rahulik kogu aeg, et, et sa oled nii zen.
et ma koputaja. arvan, et see on ka sellest, et ma ei ole viimasel ajal koputanud, aga et ma olen seda eelnevatel aastatel juba nii palju teinud, Mhm. et nagu noh, mul on see nagu läbitud, eks ole, või kui mul tuleb mingisugune hirm ülesse, mis on, ma olen otsustanud, et ei, et see jääb vist üle rohkem kui üle 3 minuti on ju, et ma pean ikka sellega tegelema. et jah, siis ma olen seda teinud. et soovitan kõigil tulla. kursus tuleb jaanuarikuus ülesse minu Facebooki lehele ja siis saan sellega oma teadmisi jagada. ja mis on peabki. veel huvitav, et kuna minule on ta nii hästi mõjunud, et minul oli probleem õhtuse näksimise ja söömisega. Mm. ja see oli noh, üksilduse tunne ja niisugune asi, mis sealt välja tuleb, on ju. ja kui ma koputasin selle ära, siis ma võtsin 16 kilo kaalust alla. kas sa kujutad ette, et ma ei tahtnud ja ma ei tahtnud, aga see tuli tagasi mulle 4 aasta lõpuosa pärast. unusta ära. ära räägi sellest lõpuosast. ma mõtlesin, et ma tuleks kohe koputaks praegu juba. et jah, hea oleks, kui mingi kamraad jälle tuleks, et siis saaks nagu koos teha, on ju, jah, et ma olen omale ära koputanud jäätise söömise isu, seepärast et ma olen väga suur jäätisesööja, suvel eriti. Mm. ja see on huvitav, et sa lähed poodi ja sa jäätist ei taha, jah. nii mul et on siukseid asju saab teha. šokolaadiga. ja šokolaadiga saab ka, seda ma olen ka koputanud. kuule, siis okei, nüüd tundub, et see koputus on nagu üks selline imevahend, et vaata, räägitakse, et kõhnumisteks on nüüd need süstid, ma ei tea, mis need on, osepiigid või kuidas neid nimetatakse. kas seda Mhm, saab näiteks koputamise tehnikaga, kui sa ütlesid, 16 kilo läks alla, onju? mhm. oi, tüdruk, sa no see praegu on kruvituudis see imu on, see mõttes. on, see on sellest, et sa nüüd, vaata, kui minul oli see õhtune söömine, mis on ju kahjulik, on ju. Mhm, ja ega see magusa söömine ju ka kasulik ei ole, on ju. et kui sa jätad need asjad ära ja liigud ikka normaalselt, no siis see kaal ju läheb alla, on ju. mhm, ja kui sa ei pabista sellepärast, et ei, et seal on üks hea harjutus seal koputamise koolitusel mul, et sa ei tohi nagu kaalu üldse vaadata, mitte nii nagu kaalujälgijatel, et pannakse sind kaalu peale iga õhtu ja siis on, ma olen kaalujälgijates käinud, see oli kohutav, on ju, kui sa olid seal kilo juurde võtnud, siis oli košmaar. aga selle peale, selle koputamise tehnika juures siis ma ütlen, et kaalu ärge üldse puutuga, vaid 4-5 kuu pärast siis sa võid minna ja vaadata, mis toimub, et ei ole nagu seda hirmu, eks ole, või seda, et jumal, et kas mul nüüd läheb maha või ei lähe. mhm. issand, kui huvitav, kuule, aga siis ma tahaks teada, et esiteks küsimus, et miks see jaanuarikuus on, kas on mingi, lihtsalt selleks, et see aega on ei ole? sellepärast jaanuarikuus, et detsember on lihtsalt nii ülikiire kõigil. okei ja jaanuar on ikkagi nagu, et oo, ma hakkan nüüd korralikuks ja ma hakkan nüüd okay.. trenni tegema, ma hakkan nüüd vähem sööma, et neid inimesi on lihtsalt rohkem sellel ajal. okei okay.. et sellepärast ma teen alates jaanuarist, jah. kuule, kas sa pole mõelnud, et näiteks online'is teha kuskil Zoomi kaudu, sellepärast et mina olen siin Soomes, on ju, käin seal vahest, aga väga harva. ja kui sa Pärnus teed arvatavasti seda, on ju, teed, et sa võiksid väga mõelda hea selle, mõte ja, sellepärast et sest mina, jah, jah, räägi, räägi, räägi. olen seda üks-ühele Zoomis teinud, Mhm. jah. olen teinud üks-ühele Zoomis ka, jah. no mis sul siin praegu aga 2000 nüüd võtad 2000 inimest endale vastu ja ma arvan, me kõik, kes kus, ma tean, New Yorgist alles helistas, kirjutas mulle üks klient, et ta tahab siin analüüsi saada ja on Ameerikast ja ma ei tea, äkki Ameerika ongi New York, ma ei tea, aga on Indiast üks eestlane kirjutanud ja saanud oma analüüsi ja Türgist, et ma arvan, et kommenteerige palun ka siia alla selles suhtes, et kes oleks seda koputamise tehnika poolt ja pressiks äkki Evelinil sellise Zoomi väikse koolituse, et mina ka koputaksin hea meelega. kutsuks vanamehe ka koputama siin, et seal ju keelt pole vaja, et mul Soome mees teeme ära. koputab ära siin, koputame kõik üksmoodi, kõik on koputajad pärast. minu meelest Vene aeg räägiti, koputaja oli see salaluuraja äkki või? ja, jah, jah, salakuulaja, jah. ma ikka kes viskan, kaebas peale vist, jah, jah. selline jah, selline kits. aga ta on nagu rahvakeeli olnud, et kui te ütlete EFT, eks ole, siis inimesed seda ei tea, aga rahvakeelid on nagu koputamise tehnika, sellepärast et tõesti sa koputad oma meridiaani punktide peale, et sellepärast.
ja kusjuures no NLP-s ma ka õppisingi seda, natukene meile anti nuusutada seda tehnikat, et selles suhtes see väga võõras ei ole, aga ega ei mäleta midagi ja nüüd sa küll Mhm. liigutasid mu väikseid kõrvu, et kaalu jutus, et mina olen jube magusasööja, kuigi öeldi, et söö, ma ei tea, seda, aga näete, noh, ma räägin nüüd kõigile siin jälle, tuletan meelde, kui Merikesel on silmaalused punased nagu täna. mis te arvate, mis ta sõi? magusat. ei saanud mitte ära öelda paarile heale asjale. aga ma ikkagi ei süüdista ennast, elan edasi. kuule, aga siis sul oli veel midagi, mis teraapiavormid sul veel olid seal, et Kristalliteraapiat ja kristallireikit, need ma ei ole nüüd viimasel aastal teinud. mm, Olen neid õppinud, et kui keegi tahab, siis neid on võimalik teha. Need näevad välja siis niimoodi, et sa oled riides massaažilaual pikali, ma panen kristallid peale ja siis kristallide energia ja siis see reiki energia siis, et see siis tervendab sind, lõõgastab sind. et see on hästi niisugune lõõgastav protsess. -hmm. aga see on energeetiliselt siis toimub nagu midagi enda jah, sees just. jah, jah, see on jah. üleüldse nagu huvitav, vaata, see on nii nagu sina ju oma energiaga on ju, siis inimene tuleb sinna sinu ruumi energeetiliselt ja pluss veel kristallid. mulle väga meeldib, et See nüüd ei ole minu energia, vaid mina kanaldan universumist selle energia temani, et mina olen nagu see kanal, et minu energiat ta ei saa, jah. mm, jah, siis ma ütlesin valesti, nii et palun vabandust. ei ole ma ei palu sinu käest vabandust, üleüldse lihtsalt ütlesin, et miks mina ka siin näiteks sain selle maala, kui ma kuulsin, no õigemini sain õigel ajal, leidsin lihtsalt kuskilt riiulit ja ostsin ta endale. aga ma nagu väga ootan seda maalat, mida nüüd sa tegid pühendusega. et see on üks oi, 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 oi. näete, kui ilus, jah? ja ja tuled mulle Pärnusse, saad kätte ja et kusjuures ma kutsun teid kõiki kokku saama seal vestluse õhtul Pärnus, et me kohtume ja Evelin tuleb ka sinna. vist äkki lühikeseks ajaks, aga siiski tuleb mulle maalat kaela panema pühendusega, kõik me laulame rituaalis. see oli nali, me ei tee seda, aga selles suhtes, et saate Evelinit ka võib-olla nööbist kinni võtta ja natukene vestelda ja kes ei ole veel registreerinud, tehke seda kindlasti. aga ma tahaksin veel, mul oli üks mõte tarokaartide suhtes ka, ma ei mäleta, kas ma nüüd küsisin, et sa teed seda, sa võtad kodus vastu, eks ju, tarokaarte. seda või siis konsultatsiooni. läbi veebi ka, üle veebi ka. jah, see oligi nüüd järgmine küsimus mu käest, et aga kui näiteks inimene siis, ma olen veebi kaudu võtnudki, teinud ka neid seansse, et meil käis siin selline vahva tüdruk nagu Maila ja Mailat ma ei tea, kas sa tunned, aga Maila tuleb nüüd sinna Pärnu sündmusele ka, hästi huvitav tüdruk. et ei tunne no siis lükkan teid kokku natukene, et mida rohkem meid on siin selliseid sarnaseid, seda kihvtimaks läheb. et aga ka siin niimoodi just Messengeris tegime, et sa võtad ka siis niimoodi tunnetad energeetiliselt, vaata ju, ma mäletan, ma olen käinud füüsiliselt koha peal, siis ju alati ütleb, et võta siit endale kaart, vasaku käega vist pidi võtma, onju. et siis sa võtad ju selle inimese eest selle kaardi, eks ju. ja ma võtan selle inimese eest, aga metafoorkaarte ma siis küsin, et kaardipakist, et mitmenda kaardi ma võtan ja see on see kaart, mida tema siis ise tõlgendab. mm. ja siis mina laon siis sinna kas siis Taro või Lenormardi kaardi juurde siis, et mis nagu toetab siis seda küsimust ja toetab selle vastuse saamist. et see on niisugune koostöö, see ei ole nii, et mina räägin, vaid see on tõeline koostöö. jah. väga huvitav versioon. kuule, aga siis veel üks Mhm. küsimus. nüüd ma lähen siia tarokaartide, seepärast mind ikka tõmbab kogu aeg siin ma kogu aeg nagu võtan mugavamalt sisse endale, sest nii huvitav on see. Teie ka, kes te tegelete tarokaartidega ja mõni on algaja või kellel on pakikene, ei tea, mida peale hakata, kommenteerige ka palun siia, et aktiivselt, et Evelin tuleb ka kommenteerima teile vastu siia. et et aga see, et kui sa nagu füüsiliselt, vaata, sul oli see, nüüd ma ei tea, mis selle kas vestluse õhtu, aga see, kus tulevad just need tarokaardi ja need metafoorkaartidega see õhtu, kus inimesi Mhm. saab tulla 1 kuni 50, on ju. Jah. sa ütlesid, sul on kaardipakke palju. kas inimesed saavad tulla siis ka oma kaardipakiga sinna? Absoluutselt ja sellepärast, et ma olen ka öelnud, et kui sul on oma kaardipakk, Mm. et mida sa tead, tunned juba või tahadki tundma õppida, et siis kindlasti võta see kaasa ja ikka. aga sa ütlesid, et sul on palju kaarte, et kas sul on sellepärast palju, et kui sa teed neid õhtuid, et siis sul oleks anda kaarte, kaardipakki või sul on enda jaoks palju kaardipakke? mul on nagu, ma ütleme, et ma kasutan pigem nagu ühte-kahte. Mhm. aga mul on
eraldi näiteks rahakaardipakk, et kui on küsimus raha kohta, siis ma võtan selle rahakaardipaki. kui Vau. on küsimus suhete kohta, siis ma võtan suhete kaardi. Vau. et nüüd on nagu, kui on juriidiline küsimus, siis on mul olemas juurakaardid, nii et nad on nagu erineva valdkonnaga. vot, et sellepärast mul on neid, ütleme, palju. Issand, ma arvan, et siis, kui ma panen salvestuse kinni, siis me jääme lobisema natukene. Kõike kohe välja ka ei räägi, no nüüd tuli küll nii huvitav, et ma ei tea, ma ei hakka ootama, et ma kähku 55 saan, et äkki peaks hakkama kiiremini juba sellega tegema, sipel käib püksis juba. Siis issand, mul oli veel mingisuguseid mõtteid. aga see, et nende poolvääriskivide juurde ja teed neid töötubasid ja sa ütlesid, et individuaalselt ka saab, et sa võid siis tulla kas sinna või siis sinu juurde koju saab koju tulla, on ju, tegema neid. ja võib tellida, et kui sa vaatad minu e-poest, see on see teraapiatehted.ee, et vot sulle sihuke stiil meeldib, aga sa näed, et on nagu ära müüdud, nii nagu sinulgi, Merike, oli, on ju. et Mhm, siis kirjuta julgelt, et soovid oma maalat saada või soovid oma käevõru saada, soovid kingituseks saada või mul on isegi kinkekomplekte, et on mummud pandud karpi ja siis sa saad nagu ise neid teha mhm. oma järjekorras, nii kuidas sa tahad, on ju, et seal on erinevad variandid ja tellimustöid loomulikult võtan vastu, ma teen hea meelega neid. Ja mulle nii meeldis jah, nii nagu, kes nüüd alles praegu liitus või ma ei tea, millal te vaatasite, panite pausi peale vahepeal, siis kuidas sa tegid mulle seda maalat ja ütlesid, ihukarvad tõusid püsti ja see oli see hea märk, et mul endal ka siis No. lõpuks ikkagi tuli väga soe tunne. et see on tegelikult nii isiklik asi ja selline väga intiimne asi, selline asi saada. ja see on väga vahva, et aitäh selles suhtes meie mõlema usalduse eest. et mis ma veel tahtsin, kas maalat näiteks ka õpetad teha inimestele, kas saab teha? ja ma olen teinud ka maala töötubasid, need on siuksed suht pikad, Mhm, sest see on ikkagi pikk protsess. mhm, et seda ei tee siin tunni ajaga valmis, vaid see võtab mingi 3-4 tundi, mhm, võtab aega. et ma olen neid teinud, aga ütleme, seal niisuguseid massinimesi ei käi, et nad pigem tellivad. mhm. Väga aga lihtsalt. kui on huvi tulla tegema, me saame täiesti individuaalselt kokku leppida ja saab tulla tegema. Mhm. Jah. Ok. või siis nagu ma käin ju ra rajooni piires ja maakonna piires ka väljas, on ju. et kui sa oledki kuskilt mujalt kui Pärnu kandist, on ju, ja tead, et mingi sõpruskond on koos ja ikkagi tahab mingit töötuba, et siis võime tingimustes kokku leppida küll. et Mhm. vanasti, kui mees mind autoga vedas, siis ma ikkagi üle Eesti käisin töötubasid tegemas. Väga vahva, väga võimas. ma siin ka ühe naisterahvaga tegime sellise video, kus kohas ta tegi numbrite siis keel, nagu siis minu see bränd on, ehk siis need edukuse koodinumbrid. tema siis teeb sellise käevõru, ma tõstan üles, siis ta tegi, ma alati hoian seda, sest see on konkreetselt minu edukuse koodiga tehtud. et vaata, kui huvitav, et siis nii nagu sa ütlesid, tarokaardid ja need poolvääriskivid, et need kõik saab nagu omavahel tegelikult, noh, ma tegelikult teadsin ka enne, kui ma Miksida. küsisin, et saab, sellepärast et ma tahtsin veel kinnitust, et minu meelest üldse me oleme kõik omavahel seotud siin elus, et absoluutselt, see on nii huvitav maailm ja mul on väga hea meel kõige selle üle. et peaaegu tahtsin praegu küsida, et kui teil on küsimusi, küsige praegu ära, sellepärast et varsti päästame Evelini siit vabaks, aga me ei ole Zoomis, me oleme praegu siin videos, nii et äh, siis käiks veel selles suhtes läbi, et kristalliteraapia ja ehted, need, see oli Facebookis. kas see on suletud grupp või see on avatud grupp, et igaüks saab sinna see on liituda? avatud grupp, igaüks saab sinna liituda, jah. ja siis teraapiad ja ehted.ee, siis seal oli sul see seal on e-pood. veebileht ja seal on e-pood ja seal on siis, saad mulle kirjutada, kui on soov, siis kas mingiks töötoaks eraldi või siis on soov personaalse maala jaoks või siis käevõru jaoks või siis mingi teraapia jaoks, et seal on minu kontaktid olemas ja saate kirjutada. ja aga võib ka Facebooki Messengeri kirjutada. sinu nimele siis Evelin Kornelt. Sinna kristalliteraapia tehted alt võib kirjutada, jah. okei, ja ärge sinna Evelinile ekstra kirjutage, seepärast ta ei võta vastu. nalja tegin. ja, aga siis see, kus ma leidsin siin seal video pealt, see Piia video, siis mis koht see seal Pärnus on, et kus sa seal osalesid, kas on mingisugune kokkusaamise koht või?
ei, ma olin seal täiesti esimest korda, sellepärast et ma vaatasin, et Mardi Laat tuleb seal. ma ei olnud, ma olin seal ükskord käinud. Mhm, seal oli ka üks üritus, kus ma käisin. mhm, Ja siis ma mõtlesin, et oi, et ma lähen vaatan, et ma ei ole tükk aega laatadel käinud, et mis seal siis toimub, et saaks ka nagu kohalike käsitöölistega tuttavaks ja nii edasi, sest mhm. kuidagi peab ju tutvusi looma, eks ole, kui sa ei ole Ikka. põline pärnikas. ja siis ja Tiia tuli kohe minu juurde, ütles, et oi kui lahe ja oi kui tore. Hmm. Tiia on üldse siin nagu väike ingel, kes kogu aeg ühendab inimesi sellise oma särtsu ja võluga, et väga huvitav. Piia Mhm. kusjuures seda vestlusõhtut ka nüüd planeerib. et tuletan siis teile kõigile meelde, et 9. detsember see aasta siis on 2025, et kui sa vaatad järgmine aasta suvel, et siis seda enam ei ole, et siis on vestlusõhtu ja Evelin tuleb ka sinna kaasa. Ja Evelin annab siis mulle minu armsa maala, ootan, ja. laulame jah, Eesti hümni kõik sel hetkel ja teeme asja põnevaks. tead, aga kallis Evelin, ma päästan su siis vabaks ja ma olen mega-mega tänulik, et sa tulid, seepärast et sa oled 11. päeval sündinud ja pruunide silmadega ja vaimsuse maailmas ja siis, mis see veel on, meistrinumbril sündinud, et see on nagu mega selline komplekt kõik kokku. et suur tänu ja minu meelest sa oled edukuse koodiga väga nagu positiivselt ühendatud, et ma olen väga õnnelik, et sa tulid jagama meiega seda oma teadmist ja oma teekonda. aga aitäh, Merike, kutsumast ja peame ikka sidet. No ikka enam 20-aastast pausi sisse ei vea, et nüüd ei teeme, tee. teeme kiiremini. Ja teeme teie, kiiremini. ja teie kirjutage, nii et no tegelikult me saame juba pooleteise nädala pärast varsti kokku, nii et ega siin lühike, jah. lühike aeg. aga Mhm. teie palun kommenteerige ja siis ma Evelinile tuletan meelde, et ta tuleb ja hüppab ka ja vastab teie kommentaaridele ja hoiame teineteist. Tšau. Mhm. hoiame, tšau.